jälle meie. Teine päev. Teine päev. Kuhu me jõudsime? Me jõudsime sellisesse kohta nagu Apta, Öpta, Üpta. See on see A-täht selle veidra ringikesega. Ja siin on kämpinguplats. Meie võtsime mingisuguse majakese, aga siin on mingid väiksemad majakesed ja siis siin on hullult palju neid treilerikohti. Ja siis et sa saad tulla nagu oma selle bussikesega ka, on ju. Et lihtsalt nagu place. Ja ta on fjordi ääres. Seda nimetatakse fjordiks. Jah. Ühesõnaga. Tahaks öelda, et jah. Jaa või. Ma tegelikult ei tea, kas meid on kuulda, sest et meil kõrval mängitakse võrkpalli. Pane korraks stoppis, vaata. Aga ma panen korraks seisma ja siis jutustame edasi, kui meid oli kuulda. Nii, meid oli kuulda küll, nii et kõik on okei. Sellel on, telefonil on täitsa hea mikrofon. Kiida meest. Kiidan meest, mees ostis telefoni naisele. Sünnipäevaks kinkis, jah. Väga hästi on sellega. Nii et teine pool kaamera on ka väga hea, nii et kui meil on kuskil ilusates kohtades hiljem neid klippe, siis ma panen niimoodi, et see üks kaamera näitab nagu nurgas kogu aeg ühte asja ja siis me oleme nagu teise kaameraga. Vaata, et on nagu näha. Ja nagu sa tegid Reelsis selle kaardiga, vaata. Jah. Aga ühesõnaga, me oleme siin fjordi ääres. Täitsa vesi on siin, mingid paadid sõidavad, väga ilus koht. Ma tegin mingi klipi ka, nii et ma panen selle enne, nagu täitsa algusesse. Nii et siis te saate aru, kus me oleme. Ja siin on mingi basseinike ka, kus oli lapsed katuse all siuke bassein. Sinna äärde me ei läinud, sest et nagu nii soe ei ole. Tervis on jagan natukene kehvakene, et tantsu-laulupidu läks vihmaseks ja siis natuke taastub. Peab taastuma natuke. Just, et mõtlesime, et ujuma ei lähe. Aga muidu iseenesest siin oli nagu bassein. Täna söö eest maksin 57 eurot, midagi sellist. Vähemalt see on see, mida nagu booking näitab umbes, et ma maksin. Sest et hinnad on tegelikult ju nokkides. Mida me avastasime tänase kämpinguga ja homme on ka meil mingisugune kämping. Edasi me veel ei ole bookinud, nii et rohkem ei oska rääkida. Aga siin on kämpingutes, vähemalt endas kahes siis, lisatasu eest voodipesu. Mis oli, selle öö eest oli vist 150 nokki. Ei saanudki aru, kas per person nagu inimese kohta või nagu kämpingu kohta. Ja homses oli äkki 170. Nii et me käisime täna siis enne Kristjansansi sissesõitmist Juskis ja ostsime endal voodipesu. Kokku läks 290 kohalikku, mis on mingi 27 eurot. No igatahes, ostetud voodipesu maksab sama palju kui 2 kämpingu rent. Jah, ehk siis me mõtlesime, et kui see on siin tavapärane ja meil on järgmistes ka, et siis meil on juba olemas. Ja selle, kuna me teadsime, et meil 2 tükki on nii, siis see tuli sama hind või isegi natuke soodsam osta. Voodipesu. Ostsime kõige odavama Juski voodipesu, mis katsudes täitsa okei. Pole hullu, isegi kummiga voodilina saime, et on nagu mugav. Ja kuna meil ruumi oli kohvris, siis ei olnud nagu probleemi. Ja tegin voodid juba ära. Majas sees on kööginurk, pliit on olemas, külmkapp on olemas, kraanikaus, kõik jutud. Ja siis on diivan ja 2 nari, ehk siis tegelikult on 4-kohaline kämpa. Ja kuna me oleme 3. kämpingus, siis kohe siin samas tegelikult on see maja ka, kus on siis WC-d. Tahad sa näidata kuidagi kaameraga? Ei taha? Ma ei tea, kas ma WC-d tahan näidata teile. Ei nagu kämpat, jah. Aga pärast selle klipi peal näete. Ma tegin sellise nagu klippisid meie terrassikese pealt. Ja tegelikult on siin isegi mingi väike see UFO grill olemas. Nii et põhimõtteliselt saab grillida ka. Me küll ei tulnud selle valmidusega. Aga võib-olla pliidi peal oma pihvikesed teeme soojaks. Grillida ei viitsi pihvikesed. Aga kuna me sõime lõunal saiakesi. Jäätist. Ja 5 jäätist sõime ära. Sellepärast, et 5 jäätist oli sama kallis osta kui 2 jäätist. Siis me sõime 5 jäätist.
ja sõime need ära. Nii et kõht otseselt veel tühi ei ole, aga natukese aja pärast võib-olla teeks selle söögikese ka. Ja mis veel? Täna juba olid ilusamad vaated, mis sest, et me sõitsime ikkagi kiirteed. No alguses sõitsime küll kiirteed, jah. Ja ütleme, Norra kiirtee ei ole kiirtee, et see on No siin vist makskiirus ikkagi 110. Jah, ütleme niimoodi, et tee kvaliteet on parem kui kus iganes Euroopas ja kiirusepiirang on ikka madal. Et võib-olla tõesti, et on nii ettevaatlikud siin kohalikud, aga selles mõttes, et ikkagi nagu linna sees teed, mis olid, ütleme, meie Tartu maantee, selle Tallinna poolse lõiguga võrreldes, et betoon on vahel, 4-realine, olid ikkagi linnas siuke maks 90 kilomeetrit tunnis, et meil on ta siis Eestis 120, on ju. Et selles osas nagu oli veider võib-olla ja norrakad sõidavad hästi korralikult, isegi ütleme alla kiirusepiirangu, ma ütleks pigem. -10 jah, et 10 kilti alla. Et õnneks enamik aega on 4-realine või siis 2+1, et ikkagi saab vahepeal mööda. Et saab natukene mööda sõita ja natukene kiiremini selle arvelt, kuna nad tõesti sõidavad väga rahulikult. Ja täna me väga palju rohkem peatusi ei teinudki. Kristjansandist sõitsime läbi lihtsalt. Me seal nagu peatust ei teinud. Aga väga ilus oli küll Pärnuga võrreldav linn. Nagu Eesti mõttes. Täitsa kurort, jah. Ja et ikkagi selline suvituslinn. Inimesed käisid ujumas. Ma ei tea, nagu kas vesi on nii soe, ei tundu nii soe. Ei hakka minema praegu. Aga võib-olla norrakad tunnetavad seda soojust teistmoodi, sest täna ikkagi me saime 25 kraadi. Kuigi hommikul sõitma hakates oli ka suht soe, aga ma ütleks, et tuul oli pigem jahe. Ongi, et temperatuur oli 22, aga tegelikult oli selline, suhteliselt külm tuul, et aga kui siia Kristjansansi poole jõudsime, siis oli soe. Jah, siin oli väga soe, et siin ikkagi 25 kraadi. Üsna tuulevaikne, ma ütleks, on praegu. Ja nagu pigem väga soe. Mingi viimane tunnel oli räigelt külm. See oli mingi 3-kilomeetrine tunnel ja see oli täiega külm. No ta ongi sealt mingi 16-17 peale äkki või? Midagi sellist, jah. No jah. Et see nagu tundus jubedalt külm võrreldes ülejäänud selle ilmaga täna. Aga selles mõttes meil vedas. Vihma me täna ei saanud. Yes. Päikesepaiste. Tegelikult oli suht sinine taevas kogu aeg. Praegu ma näen mõned üksikud pilved on, aga pigem ikkagi sinine taevas. Ja inimesed tundusid nii rõõmsad tee ääres, kõikidel on siuke puhkuse vibe, naeratasid. Kristjansan siis ka lapsed ikkagi lehvitasid ja väga tore oli. Väga ilus linn, selline, nagu me ise võrdlesime, et selline Ameerika pärane natukene, kerge San Francisco vibe võib-olla, et selline üles-alla tänavad, hästi tänava lähedal olid majad, lilled, olid rõdud olid hästi lilli täis ja hästi mõnus vibe oli ja siuke coffee shop ja sa said aru kohe, et seal inimesed käivadki puhkamas, kõigil oli nagu jumala ükskõik, autod peatusid kogu aeg, lasid suvalises kohas inimesi üle tee ja kõigil oli täiesti ükskõik et see ei olnud selline ärilinn, kus kohas kõik on närviline ja hästi selline chill vibe oli seal, hästi rahulik ja seal on mingi õhker sadam, hullult palju konteinereid oli seal ja aga seal oli mingi väga suur kruiisilaev ka sees, aga ma ei saanudki aru, kuhu see sõitis, sest et Oslo kandis me sõitsime ka sadamapiirkonnast läbi. Aga me läksime ikkagi Oslost läbi hommikul, sest et kiirtee viis täpselt läbi. Aga seal olid need laevad, mis läksid siis Saksamaale, Kiili. Olid ka väga suured sellised kruiisilaevad. Aga Kristjanson siis peaks ka minema Kiili või kuskil Saksamaale. Aga seal ei olnud nagu kirjas, nii et ma ei saanud aru, sest et Oslos oli kohe sadama nagu värava peal oli kirjas, et see kuhu see läheb. No miks üldse see teemaks on sellepärast, et me tahaks ikkagi mingil hetkel minna ka Briti saartele. Aga sinna on liiga pikk maa sõita, ehk siis peaks kuskil sadamas istuma laeva peale. Ma ei tea, mingi 2-3 päeva, 5 päeva nädal aega sõitma. Ja siis jooks kohale. Et muidu on nagu jube tüütu, et sõidad läbi Rootsi ja võib-olla kuskilt Taani ja siis on veel Holland ja Saksamaa ja kõik ole ja siis lõpuks saad kuskilt läbi tunneli sinna Briti saarte peale. Äkki saab kuidagi laevaga, aga seda me veel uurime, see on natuke tuleviku teema. See on jah kuskil tulevikus.
aga täna oli suht rahulik, ütleme, kann andis natukene juba tunda, et ei ole ikkagi sõitnud nii pikki kilomeetreid. Palju me täna sõitsime? 500. 500. Jah. 500 ümber. Vist natukene alla. Ja noh, nagu ulmepikk ei olnud, aga veits ikkagi oli. Üks tanklapeatus oli meil. Jah? Jah. Homme tuleb kohe teine, kohe hommikul. Kohe hommikul. Jah, mingi 23 kilt. Ehk siis, no jah, eile me lõpetasime tanklapeatusega, nii et umbes nad nii on. Aga enne tanklapeatust oli, ma ei tea, 45 mintsa oli ikkagi juba raske. Ja noh, tanklapeatused on meil selline 250 pealt. No ma olen pannud jah praegu, et siis on veel selline lõtk, et mul mootorrattal läbi sõit, noh ütleme umbes 300, maksimum vist olen saanud mingi 340 äkki. Aga 250 pealt on turvaline, et kui midagi peaks selle tanklaga olema. Et siis jõuab veel otsida uut või siin, mis iganes. Lõuna-Norras on lebo. Hakkad rohkem põhja, kesk ja põhja poole minema, siis bensiini leida on üllatavalt keeruline. Jaa, siin ikkagi... Diislit on piisavalt palju, sest noh, ikka need haagissuurid ja kõik asjad sõidavad diisliga. Ja rekad ka ikkagi. Ja laadimispunkte on nagu kordades rohkem. Jaa, seda väga palju öeldi igal pool, et kui tulla Norra nii, et sa näiteks lendad sisse ja võtad rendiauto, siis tasub võtta elektrikas. Ja noh, täna Kristjanson siis läbi sõites siis, ja noh, kiirtee ääres ka. Kõik tanklad on ikkagi sellised, et sul on laadimispunktid igal pool. Elekter on siin nii palju, kui me lugesime. Elektri hinda nagu väljas ei ole nendes laadimispunktides suurelt nii nagu bensiini hinnad on ju. Aga elekter praktiliselt olematu hinnaga ja Teslasid on siin meeletult liikumas. Oli juba, mis iganes 2016, kui ma käisin. Aga nüüd veel enam, et ikkagi valdavalt elektriautod nagu sõiduautodena ja noh, Teslasid väga palju. Ja Tesla neid enda laadimispunkte on väga palju ja Circle K vist olid kõige suuremad teised laadimispunktid. Ja noh, tegelikult täiesti suvalistes parklates. Näiteks me peatusime kohas, kus oli mingi, kaubanduskeskus ka Kristjansonsi juures, kus oli siuke suur kaubandus, ma ütleks linnak, siis seal olid kõik poed olemas, nagu üks kaubanduskeskus, teine kaubanduskeskus, aiapood, ehituspood, kõik oli olemas. Siis seal suured parklad laadimisjaamadega, aga nüüd lõpus me peatusime ka kuskil fjordi ääres, kus oli mingi kruusaparkla, teisel pool oli laevakai. Ei olnud üldse palju laevasid, ma arvan, seal võis olla siuke 10 laeva või noh, paati pigem. Ja peatusime seal lihtsalt väikese joogipausi ja seal oli ka elektri nagu see laadimisjaam olemas. Ei no ikka noh, lähed elektrikaga sinna, pargid ära, paned laadima kohe ja... Ehk siis igal pool tegelikult on olemas. Paadiga sõitmas. Kui rendiks autot, siis mulle tundub, et tasub maksta juurde. Siin ongi see murekoht, et kuna mootorrattad ei tehta ei diisli ega noh, ütleme selliseid normaalseid ei tehta elektriga, siis ja kui marsruuti valida selline ilusam teekond, siis on juba tanklaid on keerulisem leida. Et kiirteed ääres vabalt, kuskil suuremat maantee ääres olemas kõik asjad. Aga lähed kuskilt mingit scenic road mööda, Sinka-Vonka läbi Norra, siis on juba täitsa mõnus challenge. Et kohati ikkagi oligi see vahe venis seal täpselt 300 kilomeetri peale, et loodame, ühe tankimise vist pean lausa mingi 150 peale äkki tegema, et siis nagu järgmise tanklaga oli vahe väga, väga palju. Et siinpool ei olnud jah väga probleemi, et tanklaid oli palju. Hinnad tundusid suhteliselt samad igal pool, 22 kohaliku koma midagi kopikatega. No alla 2 euro liiter, et see on ikkagi no. Jah, kurss on mingisugune 11,5 või midagi sellist. Nägin isegi ühte tanklat, kus oli 19 ja 20, aga enamikas mulle tundus, et on ikkagi 22. See oli vaata üllatav, eilselt Rootsi tankimine oli väga soodne. Ja Rootsis oli 1,40 äkki või 1,39 oli kütus jah. 15 kohaliku, 15 koma midagi. Täitsa huvitav. Et oli üllatavalt soodne. Arvasime, et on kallim. No vaata palju meil Hollandis oli. Meil kuskil seal Lääne-Euroopas meil oli
vist Šveitsis äkki oli väga kallis. Kuskil mägedes. Aga noh, eks ma arvan, et siin samamoodi, et Põhja-Norras ikkagi läheb kallimaks see kütus. Sellepärast, et kui neid tanklaid on nii harva, et siis on ikkagi eriveod sinna. Rattaid oleme üllatavalt vähe veel näinud. Ma ütleks, et ilmad on nagu väga-väga ilusad, aga ratturid on pigem vähe. Pigem tunduvad hommikuti olevat sellised inimesed, kes sõidavad tööle. Päeva peale on nagu vähem. Noh, kuidagi väga naked ja siis ei ole ka matkaasju kaasas. Ja ühtesid nägime poe juures, kes olid matkavarustusega. Vana Moto Gucci oli. Aga jah, motomatkajaid nagu tundub vähe olevat. Aga muidu on nagu rahulik. Ja ma ei teagi. Tänane päev oli juba selles mõttes, et teine pool päevast oli juba natukene kurvilisem ja tegin veits sinka-vunka sealt. Lõunast. Ja. Kaardi peal kuskil näete varsti. No pärast Kristjanson see, et. Ja, et ma panen selle video täna jälle algusesse. Siis saate selle möla ära kuulata ja siis vaadata nagu teekonda rahulikult. Skippi vaata möla ajal paned mingi 1,5. Jah. Ja ma täna üritan paremini teha selle heliga, sest ma eile veits failisin. Et muusika oli liiga vali ja siis meie hääled olid nagu vaiksemad. Nii et... No võib-olla saad jah middle ground, et seda meie rääkimise heli natukene niimoodi valimaks ja siis muusika. Sest ega Reelsile ära langeta seda muusika volüümi. Ja siis ühesõnaga ma avastasin ka, et ma ei saa teha seda fansit nagu linki vajutamist. Sest et selleks peab olema see verified. Ei, verified peab olema. Sa ei ole verified. Jaa, ma ei maksa selle partnerlusprogrammi. No money. Jaa, no money. If you subscribe and like. Ja, uipur. Et kui te subscribe'ite ja like'ite ja me kuulsaks saame kuidagi pidi, siis me teeme selle verified ja siis nagu lingid. Aga ei. Aga muidu on tore. Väga nagu, hommikul oli 5 vaatamist meie videol. Aga... 5 like'i. Like'i, jah, tähendab, vaatamist oli 20. Aga sellest mingi 4 oli Lennart ise. Ja ma panin 4 like'i, jah. Ei, nagu vaatamist. Ma mõtlesin, ma panin 4 like'i. Sa raudselt panid like'i? Aga ma ei tea tegelikult, kas sa panid. Ma ei näe niimoodi. Ma ei näe, kes paneb like'i. Ei pannud. Ma ei like enda videot. Okay. Dislike. Dislike? YouTube'is vist enam ei saa. Saab ikka? Ei saa. Ma ei tea. Meie videol dislike õnneks ei olnud. Bring back dislike. Aga... mis ma tahtsin veel öelda? Tahtsin midagi veel öelda. Tänase päeva kohta. Ei, et su ema kirjutas nii äärmiselt. Et nagu me oleks tal külas olnud, vaata. Et ta hommikul vaatas meie videot. Jah. Nii et võib-olla on nagu tore, kui me teeme neid videosi. No eks ta lõpuks perekonna jaoks on, et me mingisugust kuulsust siin ei otsi ja... Endal ka tore meenutada ja... No jah, see on nagu selline fotoblogi või see videoblogi, et pärast saad kuulata ja vaadata, et see on nagu natukene interaktiivsem kui lihtsalt albumit lapata. Ja suures pildis, kui kellelgi on mingid küsimusi vaata, siis võib meile otse kirjutada, aga võib kuskile kommentaariga panna, siis ma püüan jälgida. Ja siis me saame vastata. Lennart paletas oma käed ära, nagu siit. Kuradi kinda ja selle selle käise vahe. Aga teine käis ei ole, parem käis väga ei ole. Ja millegipärast eile tal oli otse esinega põlend, aga ma ei tea, kuidas see juhtus. Praegu nagu ei paista. No veits roosa on. Aga nagu, ma ei tea. Jumal on rullnokk. Me oleme Eestis matchivad Estonia nokamütsid ka. Kantnokk, mitte rullnokk. Ma ei tea, kus minu on. Kohvris. Top cases. See on cool. See on nagu Estonia. Näe, Estonia. Et kui me käime nagu ringi. Jaa. Ja vaata, me leidsime nii lahedad need trennisärgid nagu. Estonia, Puma. Yes, rich, very rich Puma. Ühesõnaga, meil on sellised nokamütsid. Et kui me käime ringi, siis me oleme Estonia ikkagi. Ja siis Rootsi laeva pealt skoorisin kommid. Sauer kommid. 2 pakki ostsid, siis said seljakotiga juurde. Ma panen nüüd siia selle pildi, vaata, sellest seljakotist. Sinna? Siia. Mul raudselt tuleb meelest ära, kuhu ma selle panen pean, aga küll ma ennast leian. Näpuga näitasid. Hea. Sinna. See on nii lahe. Ja siis, jah. Veel midagi või? Ega tänase päeval ei olegi rohkem, see kämpa on päris Oota, kuhu me homme lähme üldse?
sõidame esimest korda praamiga. Mis tähendab seda, et me saame kohe katsetada seda ferrypassi või autopassi või mis asi on. Autopass ferje. No igatahes autopass, mis on nagu laieneb ka ferridele. Jah, see autopass muidu töötab ka nendel kiirteedel, aga kuna mootorrattal ei ole seal tasu, siis täna oli ikka tegelikult näha, et osad kiirteelõigud autod jätsid vahele, sest ei olnud kõige odavam. Viimane lõik oli päris kallis, see oli mingisugune 30 kohalikku oli autole. Ja siis sealt kõrvalt tegelikult läks nii-öelda see nagu vana tee. Ja enamus keeras sinna vana tee peale. Ja vaata, kui meil kiirtee läbi sai, siis sealt vanalt teelt ikka päris paljud tulid sinna nagu kiirtee lõigule ka, mis ei olnud siis tolliga maksustatud. Ja, sest tegelikult olgem ausad, Euroopas ka me ikkagi vältisime nii palju kui võimalik oli. Euroopas me vältisime põhjusega, et saaks nagu nautida, aga seal oli ka tasuline, seal oli rattale ka tasuline. Seal oli rattaga tasuline. Aga seal oli lahendatud nagu teistmoodi, et siin näiteks oligi see, et kaamera kontrollis ja kui sul ei ole, siis sul ilmselt saadetakse mingisugune trahv, arve tagantjärgi. Aga Euroopas oli enamikes kohtades lahendatud niimoodi, eriti Itaalias vist oli see, et kui sa sisened kiirteele, siis sa lähed tollipunktist läbi, saad nagu selle parkimispileti, samasuguse pileti nagu see parkimispilet on. Ja siis, kui sa väljud kiirteelt, siis on samamoodi see tollipunkt, sisestad oma selle pileti ja maksad selle kilometraaži eest, mis sa siis seal kiirteel olid. Aga see nii-öelda vinjeti või kleepsu või mingisuguse seadeldise teema oli Austrias, kus pidi ka rattale ostma. Seal me ostsime kuskil tanklas, sest vihma sadas ja me tahtsime kiiremini saada. Ja muidu saab kuskilt mujalt aga veebist läks kauem aega minu arust, et tanklas sai nagu kohe aktiveerida. Aga siin nagu oli lihtne selles mõttes, et rattal ei ole. Mugav, väga mugav. Ehk saab lihtsalt sõita. Ja nii palju kui ma lugesin, siis väga paljudel nendel praamidel ka ei ole mootorrattaga tasu. Aga osadel ikkagi on, nii et sellepärast me tegime seda. Ma arvan, et see on sellepärast, et mootorrattas on lihtsalt nii pisikene, et mahub igale poole nurka nagu jalgratas. Võib-olla jah. Meie oma küll ei ole koos küljekohvritega, on suht lai, aga samas kui vaja, siis võtab küljakad küljest ära ja tõstab need kuskil nurka ja leiab lahenduse. Aga suures pildis on meil see autopass on olemas, et homme saab seda katsetada, kas see nagu päriselt ka töötab. Kelly näeb, et seal veebilehel on justkui nokid olemas, et on ülekanne õnnestunud. Ja sõiduk on ka lisatud. Sõiduk on lisatud ja Kelly ei olegi see minu numbrimärgis pilti neid. Lennart tegi enne reisi endale uue numbrimärgi. Ma panen selle pildi ka siia, ma värstan pildi. Ja siis te saate mõelda, miks see selline on ja miks ta sellise tegi. Aga meil tegelikult vist ei ole perekonnanimed väga avalikud olnud nagu siin kontol. Ma näitan veel kord siia, see väärib nagu. Meil tegelikult ei ole vist olnud siin kontol nagu avalikult üleval perekonnanimed. Aga vist enamik followerid teavad meie perekonnanimest. Jah. Ühesõnaga, kui te ei teadnud, siis nüüd teate. Nagu nüüd on isegi aadress, telefonnumber, kõik on leitav. Ja. Aga meil lihtsalt siin kontol ei ole jaganud nagu rohkem kui Kelly ja Lennart. Ja meil on tegelikult väga palju muukeelseid follower'e ka. Eelmisel reisil kogunes, sest me kleepisime oma kleepse igal poole. Ja, ma jagasin Facebooki gruppidesse. Ja sel korral ei olegi veel kleepinud kuskile, aga ma arvan, et kui me jõuame kuskile ägedatesse. Meil on transiidipäevad alles, 2 transiidipäeva möödas, homme hakkab. Põhimõtteliselt meie esimene see scenic road hakkab homme pihta. Ja need on siis ühesõnaga need mingid ilusad teed, mis Norra nagu ametlikult on üles pannud. Ma ei tea, kui ametlik ta on, aga seal on... ikkagi selles mõttes Google Mapsis on nagu ka need punktid, et kus need algavad ja kus need lõpevad. Ehk siis need on sellised ilusate vaadetega, ilusate teedega teelõigud. Kui mul meeles on, ma panen descriptionisse selle lingi, sest et see oli hästi lahe leht, sest et seal oli GPX failid kohe olemas, et sa nagu laed alla ja saad panna kuhu iganes kaardirakendusse. Ja mis mulle meeldis on see, et kui sa tegid selle ühe kindla ruuti lahti, sa nägid selle mapi peal, seal mapi peal on ikka punktid ja sa tegid need punktid lahti ja igal punktil olid ilusasti täpselt koordinaadid olemas. Ja, et seal olid juba mingid vaateplatvormid. Ei olnud mingid aadresse, ei olnud nagu koordinaad mitte kunagi ei muutu, see on olemas. See on nii oluline, sest ma saan endale Osmandisse panna selle sisse ja igal pidi nagu mugav.
et siis väga, väga hea oli selle lehe kaudu, nii et kui mul on meeles, siis ma panen selle sinna alla. Ja kui ma ei pannud, siis kui on vaja, siis keegi kirjutab, et ma ei pannud. Jah, pannud küll. Ma püüan meeles pidada. Mis eilse õhtu võib-olla pettumus veel oli see, et me ostsime Insta 360-le selle GPS puldi, mis on iseenesest väga tore, sest et ta nagu ühendab kaameraga ja ta on minu küljes, aga ma saan vajutada, et klipp kinni ja siis ma teen need ilusad klipid, jätan nagu alati sinna lõppu, sest muidu meil on pärast mingi 7 tundi videot ja siis ma hakkan otsima, kus need ilusad kohad olid. Et siis ma lihtsalt peale ilusat kohta või mingit hetke katkestan video ära ja panen uuesti tööle. Ja see kõik toimib, pole probleemi. Aga põhimõtteliselt seal rakenduses siis, kus ma saan seda videot nagu teha, Insta 360 rakenduses, ma saan panna küll igasuguseid toredaid asju külge sellele videole, ma ei tea näidata kiirust või seda kõrgust või siis kilometraaži või kõike muud, mida see pult salvestab, aga telefoni rakenduses ei luba panna GPS-koordinaate, mida arvutiga saab ja see on nagu veits nõme, sest et sellepärast me ossimegi selle puldi. See on natuke nõme jah, et kui sa tahad nagu näidata mingit ilusat kohta, mingit ilusat silda, siis tegelikult saaks kohe video kuskile sinna ülesse nurka või kuskile panna, et näed, need on need koordinaadid. Nüüd peab ikka käsitsi hakkama otsima kuskil. Ja nüüd on jah see, et ma ei näe ise ka neid. Mitte ainult see, et ma ei saa video peale panna, vaid ma ei näe ise ka neid koordinaate. Nüüd sa pead hakkama otsima jah, et kus see koht seal meie nii-öelda animeeritud kaardil peab olema. Just. Ehk siis, kui need ei ole kaardil täpselt õige koha peal, siis ärge pange pahaks, ma teen seda tunde järgi. Aga kui on nagu mingid kindlad kohad, millel on mingi nimi või mingi koordinaat või siis me paneme selle sinna nagu videoklipi peale. Enne kord ma tegin ka vist mäeületust, aga ma ikkagi panin mäe nimetused peale. Nii on palju lihtsam jah, sest kui keegi nagu kuskil suvalisel hetkel pausi peale paneb, siis saab kohe aru, millega on tegu. Just see ongi nagu see koordinaadi point. Sa paned täiesti suvalisel hetkel pausile, vaatad koordinaate, väga äge. Ja, sest me ise ka vaatasime Facebookis mingeid videosi, kus ei ole lihtsalt kirjas, mis koht see on. Ei ole kohanime, ei ole koordinaat, mitte midagi ja siis hakkad otsima mingi, ma ei tea, Google Lensi või millegagi, et või descriptionist otsima. No see on tüütu. See on tüütu. Vot, aga sellised plaanid. Homme siis kuskil praami peal. Video on juba päris pikk. Mingi pool tundi tuleb siit juba julgelt ära. Nii et... Ja, veits. Ühesõnaga näeme homme ja jälgige meid. Homme me saame juba äkki sellist videot ka teha, kus kohas me nagu... Vahepeal räägime. Praami peal äkki. Ja. Kui just liiga lärmakas ei ole. No aga vaatame homme. Toi, näeme. Näeme, tšau. This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never want to share tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the mold. If it's us that we wanted, we're happy after the fall. And I don't wanna change it all. 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 Life be till the end. Tell me stories that I've heard 1,001 times before. I bet. Let me fall into your eyes all over again. I'll be right here for the rest of my life.
know that I'll give you love you never wanna share tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could find a break